Jussi ja Jassi eurokrinka. Uus osa igal kolmapäeval www.lastekas.ee. Teeme igaüks paar münti, siis saame poodi mängima hakata. Kas euromünte ongi ainult 5 erinevat? Tegelikult on neid 8, aga isal ei olnud 2 eurost, 10 eurosendist ja 20 eurosendist meile näidisteks anda. Vaadake, kui ilus raha mul tuli. Kas ma saan sellest päris poest nätsu ka osta? Ei, Jass. Need, mida me siin teeme, on mängurahad. Aga kui täiskasvanud teevad mänguraha, siis kutsutakse seda valerahaks. Miks täiskasvanud mänguraha teevad? Kas nemad mängivad ka poodi? Ei, nemad proovivad selle raha eest päris poest asju osta. Pealegi, valeraha enam ei joonistata, seda trükitakse. Aga siis näeb valeraha nagu päris raha moodi välja. Kuidas siis poemüüja aru saab, et see on valeraha? Mina ka päris täpselt ei tea. Küsim isa käest. Isi! Mis on, lapsed? Onu Mihkel, ütle palun, kuidas poemüüja valeraha ära tunneb? Naljakas, siin lehes oligi just artikkel, mis rääkis, et euro toob uue valeraha. Aga miks? Vaata, siiani oli Eestis kõige suurem rahaühik 500 kroonine. Kõige suurema euroraha väärtus on aga 500 eurot, mis Eesti kroonides on üle 7800 krooni. Mõni ime siis, et kurjategijad niimoodi kerget teenistust loodavad. Aga poemüüjad? Ah jaa, paljudes poodides on eurodetektorid. Mis ta siis veel on? See on selline seadeldis, mis ütleb poole sekundiga, kas tegu on õige rahaga. Aga kuidas mina valeraha ära tunnen, kui mul seda masinat ei ole? No siis on 3 võimalust ise kontrollimiseks. Näe, siin kirjutatakse, et need võimalused on. Oska minu maitsvaid saiakesi, kõigest 50 eurosenti tükk. Tere, mul on 5 eurot. Ma tahan selle kõige eest, suhkrukringleid. Oi, kui tore. See teeb 5 jagatud 0,5-ga on 10 saia. Oi, aga see on ju valeraha. Politsei, appi. Mis siin toimub? Näete, klient üritas valerahaga maksta. On jah valeraha. Kust te selle saite? Kuri hunt andis selle mulle ja ütles, et ma ta vanaemale saiakesi ostaksin. No nii, jälle see kuri hunt. Peaks talle kuidagi lõksu seadma. Ohoo, keda ma näen? Superdetektiivid Juss ja Jass. Tere! Mis mure, konstaabel Mõmmi? Kas vajad abi mõne raske juhtumi lahendamisel? Jah, kuri hunt on jälle tembutama hakanud. Püüab väikeste laste abil valeraha ringlusse lasta. Ah või kuri hunt! Küll minna juba tean, kuidas teda üle kavaldada. Ahnus, just nimelt ahnus. Tere, kuri hunt, me tulime sult abi paluma. Mul oleks vaja poest uus mobiil osta ja ma tahaks sinul selleks raha lainata. Suur aitäh! Aga see on ju valeraha. Kuri hunt, arreteerin teid süüdistatuna laste kuriteole ahvatlemises ja valeraha tootmises. Suur aitäh, härrad, et nii kiiresti tegutsesite. Palun võtke tänutäheks värskeid saiakesi. Suur tänu, et te minu au päästsite. Aga kuidas te aru saite, et see raha võltsitud oli? Oh, see on nii lihtne. Tuleb lihtsalt kontrollida 3 turvaelementi. Vesimärki. Vaata rahatähe põhikujundust ja kontrolli, kas see kordub vesimärgil, mida näed vastu valgust vaadates. Turvaniiti. Vastu valgust vaadates ilmub nähtavale tume riba. Ja hologrammi. Rahatähte liigutades ilmub nähtavale pangatähe nimiväärtus
katustus eurosümbol ja aknakujutis. Samuti peab käega katsudes paber olema krobeline ja osadest kohtadest paksem. Küll on hea, et mul on nii targad sõbrad. Kes soovib viimast saiakest? Üle korduks muinasjutt sai läbi. Ära võta võõrastelt raha vastu. Valeraha kahtluse korral räägi kõigepealt oma vanematega. Liigu hiirega rahatähe peal, et leida turvaelemendid.